17. plokk, kui valel kasvasid pikad jalad. Väike Toyota on mul lõpuks käes, aga suur vale istub ikka kukil. 10 kuud pärast seda, kui auto remondiks ära viidi, seisan ma endiselt sama loo ees. Ainult auto on tagasi. Vale jäi elama. See pidi olema lihtne remondilugu. Auto lõhuti, kindlustusele teatati, sõiduk tunnistati remonditavaks ja viidi remondiks ära. Nad valetasid. Remonti ei tehtud. Esimene vale ei olnud loo lõpus. See oli alguses. Öeldakse, et valel on lühikesed jalad. Mina selle looga enam ei nõustu. Sellele valele kasvatati jalgu juurde. Inseneri ametinimetus, uus tehniline narratiiv, 2 claimi, Northern Assessors, abandonment, garaaži raha ja recovery jutt ning Fossi paberikeel. Lõpuks oli vale nii suureks kasvanud, et üks väike inimene ei ulatu enam tema jalgadeni. Vene keeles öeldakse sellise asja kohta. Na rovnom meste, täiesti siledal kohal ilma nähtava põhjuseta. Tavaline asi muutub järsku täielikuks jamaks. Just nii see mulle juhtus. Auto lõhuti kodu ees. Teatad kindlustusele, saadad fotod, ootad remonti ja loodad, et tööauto saab kiiresti tagasi. Ma arvasin, et see võtab nädala, võib-olla natuke rohkem. Ma ei osanud ette kujutada, et lihtsast vandalismi kahjust kasvab välja 10 kuu pikkune tee läbi vale, ähvarduste, tasude, tingimuste ja paberitest ehitatud monstrumi. Kui ma küsisin sõiduki tagasi, ei tulnud vastuseks. Jah, tagastame. Tuli uus ring. Assessment, remonditeenuse tühistamine, claimi täieliku tühistamise küsimus. Hiljem lisandusid hoiutasud, recovery, tähtajad, abandonment ja uued tingimused. Oma auto kättesaamisest oli saanud probleem, mille eest pidin mina vastutama. See ei olnud enam remondilugu, see oli petuskeemi nägu. 29. aprillil vaatas sama monstrum vastu ka garaaži kirjast. Seal ei räägitud enam kannatanust ega tööautost. Seal räägiti recoveryst, autoriseerimisest, tasumisest, veoautost, juhist, kütusest ja kulumisest. Auto oli nende käes, aga kulu taheti lükata jälle kannatanu poole. Mina olin ilma tööautota, sissetulek oli kadunud, pere elu segi. Ja sealpool loeti ikka, kust veel mõni penn kätte saada. Kui inimene on ilma töövahendita ja sissetulekuta, siis inimlik ettevõte otsiks lahendust. Siin vaatas vastu teine hammas samas masinas. Ka Foss oli oma kivi visanud ja ukse kinni pannud. Päästerõngast ei tulnud. Ombudsmani otsus ei toonud autot tagasi, ei pannud remonti käima ega võtnud maha valet, mis oli paberites järjest suuremaks kasvanud. Piiblis küsitakse, ega siis meie seadus mõista inimest süüdi, enne kui teda on üle kuulatud ja teada saadud, mida ta on teinud. Johannese 7:51. Fossi juures tundsin ma vastupidist. Lisa ütles juba enne, kui ta oli kõik läbi lugenud, et minu kaebust ei pruugita rahuldada. Minu tõendeid ja tunnistusi ei käsitletud sisuliselt. Lisaküsimusi ei küsitud. Teine insener toodi mängu minu selja taga ja mina sain sellest teada alles siis, kui esimene kivi oli juba visatud. Raha advokaadil ei olnud. Monstrumil oli raha, inimesed, aeg, postkastid ja protsessid. Minul oli pere, töökaotus, väsimus ja dokumentide virn. Piiblis on kirjutatud, ärge tehke kohtus ülekohut, ära ole erapoolik viletsa kasuks ja ära austa vägevat, vaid mõista ligimesele õiglaselt kohut. 3. Moosese 19:15. Kui tõe kaitsmine muutub kallimaks kui vale jätkamine, siis kellele õiglus päriselt kättesaadav on? Inimlik on eksida, aga eksimust õigustada ja sellesse jääda on kuratlik. Siis tuli üks vana mõte, Pätt kardab politseid. 29. juuni hommikul läks välja konkreetne tähtajaga nõue. Öelge, kus minu vara asub. Öelge, kuidas ma selle füüsiliselt kätte saan. Kui seda ei kinnitata, pöördun politsei poole võimaliku õigusvastase varasse sekkumise tõttu. See ei olnud enam palve. See oli piir. Politsei nimi tegi nende ahju alla tule ja siis läks saunas vihtumiseks. Samal hommikul kell 8:21 tuli Frank Wilbilt pikem eneseõigustuse kiri. Seekord ei olnud see enam varasem puntras jutt Redeliveri autoriseerimisest ja tasumisest, aga korrektne üleandmisjuhis seega ei olnud. See oli kätepesu nende enda solgivees. Auto olevat kogu aeg saadaval olnud, viivitus olevat minu süü, mina kirjutavat liiga nõudlikult. Ja sama kirja lõpus vaatas vastu veel üks penn. Kui tahan teada, kas nende käes seisnud auto aku üldse elus on, maksab kontroll 30 naela pluss käibemaks. Nad olid hoidnud minu tööautot 10 kuud ja nüüd taheti veel raha selle eest, et vaadata, kas nende käes seisnud auto ärkab. See ei olnud inimese vastus inimesele. See oli masin, mis pesi käsi ja otsis, kelle taskust veel midagi võtta. Siis anti auto ette nagu koerale ära näritud kont. Compoundi ei näidatud, ühist seisukorra kontrolli ei tehtud,
üleandmisakti ei vormistatud. Ei selgitust, ei vastutust, ei väärikat tagastust omaniku varale. Pärast sellist lugu ei jää inimesel muud üle kui filmida, pildistada ja talletada, sest paljast sõna ei saa enam uskuda. 3. septembril olin ma juba öelnud väga lihtsa asja. Taga tuli vahetada. Tagumine kaitseraud korda teha, mõlk välja ja Toyota on jälle sõidukõlblik. Selle võimaluse sain ma tagasi alles 10 kuud hiljem. Nemad tegid väikesest remondist 10 kuu pikkuse surmatunnistuse. Mina tegin ära selle, millest olin algusest peale rääkinud, et mu naise töö ja pere asjad ei seisaks ning poeg ei oleks iga liikumisega vanemate küljes kinni. Toyota läbis motti. Punkt. Vandaal kahjustas minu autot 1 ööga. See, mille Zego sellest edasi kasvatas, kestis 10 kuud. Ja siin on see öö ise. See oli sündmus, mille pärast ma pöördusin oma kindlustuse poole. Ma olin Zego klient olnud üle 4 aasta ja maksnud kallist kindlustust. Mitte sellepärast, et kindlustus oleks vabatahtlik luksus. Riik nõuab, et liikluses oleval autol oleks kindlustus. Zego on sellel turul üks neist, kes sellest kohustusest raha teenib. Kui aga abi vajamise hetkel teenust ei tule ning selle asemel võetakse tööauto 10 kuuks ära, jäetakse remont tegemata ja kasvatatakse algsest kahjust veel suurem kahjuahel, siis tekib väga lihtne küsimus. Mille eest ma kõik need aastad maksin? Ilma Zegota oleksin selle auto ise mõne päevaga sõidukõlblikuks teinud. Zegoga kulus 10 kuud, et jõuda tagasi peaaegu sinna, kust alustasin. Ja hind ei olnud ainult auto. Ma teadsin ennegi, et ausus võib siin maailmas kalliks maksma minna, aga ma ei arvanud, et satun ise sellesse täiesti siledal kohal. Ma rääkisin alguses, mis juhtus, kirjeldasin vandalismi, andsin faktid, säilitasin tõendid ja ootasin, et kindlustus teeb seda, mille eest ma olin aastaid maksnud. Aga kui aus kirjeldus pööratakse inimese vastu, siis süsteem õpetab väga halba asja. Ära räägi kõike nii, nagu oli. Räägi nii, nagu süsteemile sobib. Räägi nii, et sind hiljem ei karistataks. Selline süsteem ei kaitse tõde. Selline süsteem kasvatab valet. Vale ei jäänud ainult Zego paberitesse. See jõudis punkti, kus selleks, et oma eluga edasi minna, oleksin pidanud ka ise sellele alla kirjutama. Seda ma teha ei saa. Ma ei saa võtta omaks sündmust ega süüd, mida pole olnud. Väike Toyota on tagasi. 10 kuud tagasi ei saa. Kaotatud tööd tagasi ei saa. Kaotatud rahu tagasi ei saa. Kehasse ja pereellu tekkinud kahju ei saa lihtsalt kustutada. Vale on ikka püsti. Ma ei tea, kui kaugele üks väike inimene monstrumi vastu jõuab, aga selle loo panen ma vähemalt tunnistuseks maha. Piiblis on lihtne mõõt. Õige õigeks ja süüdlane süüdi. 5. Moosese 25.1. Maapealses süsteemis võib inimene peituda postkasti, protsessi, ametinimetuse või paberkeele taha. Päris lõpus ei vasta enam claims team. Päris lõpus tuleb ukse juures igaühel oma arve ise maksta.